Tere ja kunagi, kui ma hakkasin individuaalselt inimesi vastu võtma, siis mul oli ka oma superviisor. Ja tema ütles ühel superviisori sellisel seansil tagasisidestamisel, et mm, mida on tegelikult vaja igal õpetajal, sest ega õpetaja ka õpib kogu elu, et siis ta on hea õpetaja. Ja ta ei hoia midagi kinni, ta laseb lahti alati värskelt nagu värske leht kogu aeg, et see on valgustöötajate üks selline tugevus samamoodi. Ja kummaline on see, et kui sa selle lased lahti, siis sa ise kasvad sellest ja tegelikult sind usaldatakse. Aga see superviisor ütles nii, et midagi me rääkisime seal ja ma ütlesin, et uskumatu, et osad kliendid tulevad mingi teemaga, mis on mul kunagi olnud või ma tean, et kellelgi on olnud, et siin on nagu mingi kordusmuster, ma jagasin temaga sellist asja. Et see on juba midagi, milles olen kas mina teadlik või tugev juba, kuigi võib-olla varem ma olen kasvanud sinna selleni, eks ju. Pööranud oma nõrkused tugevuseks või siis ma olen kogenud kellegi juures olekul midagi sarnast. Ühesõnaga something, mis on elukogemus olnud. Ja siis ta ütles jaa. Ja üks asi on veel, et pane tähele, et sul vahel harva tuleb ka selline klient või kliendid, kes on hoopiski sinu tuleviku nii-öelda aspekt või versioon mingist asjast. Nii-öelda ettekuulutajad. Ja see on tõde. See on tõde. Seda küll ei juhtu väga tihti. Osadel juhtub ka, aga seda ei juhtu tihti. Aga mul on olnud selliseid ja ma ka olen ise olnud selline. Ja ma ise tunnen, et see superviisor, kes muga jagas seda, et tema tundis, et ka mina olin talle osati selline. Et meil oli selline võrdväärne jagamine ühesõnaga. Mitte võimumängude asjas, vaid mõnikord tekib kas võrdväärne jagamine või keegi, näiteks ka mõnel on niisugune nagu vanemast hingest ka laps, kui sa ei tegele inimestega, siis sul on võib-olla vanemast hingest laps ja siis on ka see, et tema tuleb hoopiski päris suuresti mingis eluvaldkonnas hoopis sind nii-öelda mitte halvas mõttes, aga õpetama, jah, toetama. Ja see ongi see, et kuidas sina kui nii-öelda kas õpetaja või vanem seda vastu võtad, näitab sinu nii-öelda arengutaset. Kas sa lähed vooluga kaasa, kas sa oled pidevalt õppiv või sa oled juba ennast tähtsust täis ja arvad, et sina oled piisavalt maailma tark. Ja sellega sa takistad enda evolutsiooni. Miks ma selle teema üles toon, sest veevalaja ajastul on kõik, see on pidevalt arenevas, ole uudishimulik, ole küsiv, täienda, otsi vastuseid, tugevda, tõsta oma teadlikkust erinevates valdkondades, mine vooluga kaasa, sest ainus muutumatu asi on see, et elu on pidevalt muutuses veevalaja ajastul. Ja kõik, kes sellele vastu töötavad, nad on mingis osas nagu kinni jäänud. Ja tõepoolest, minul on olnud selliseid kliente, kes mul on olnud ja kes on niimoodi tulnud ja need on enamasti olnud noored ja mina olen isiklikult neile ääretult tänulik. Ääretult tänulik olen ma neile, sest nad olid väga kaugele ettenägelikud. Mitte koheselt mingis osas, mis minu ellu on ka tulnud, aga nad olid väga kaugelt ja väga kasulikult, väga määrava tähtsusega. Teatud mõttes nagu mina näen neid kui kaitseingleid. Et mina ei protestin nende infole vastu. Vaid olin uudishimulik. Miks see minuni tuli? Kuidas ma saaksin aidata, äkki ma saan suunata, kui ma veel ise ei tea midagi sellel teemal. Ja niimoodi. Aga
asi on ka selles, et need on ka viiteks sellele, et arenda ka endas seda teemat, sest tulevikus see on tulemas sulle ja siis sa juba tead. Selles mõttes ongi nad natuke nagu kaitseinglid olnud. Aga, või ettekuulutajad mingist inimesest, kes sinu ellu on tulemas või selles mõttes lihtsalt. Ja siin tahan paralleeli ka tuua, siin on tegelikult omavahel seos, et mõned ütlevad, et mõned päikesemärgid mulle meeldivad, mõned mulle ei meeldi. Minul on olnud ka kunagi ammu niimoodi, võib-olla lapsepõlves. Kuid ma olen hakanud õppima just siis, kui mul endal tulid lapsed ja kui ma hakkasin olema pikaajalises paari suhtes, siis tegelikult ma hakkasin ja lugema seda teemat rohkem, siis ma olen üldse spirituaalsel teekonnal. Üks suur pluss on olnud see, et ma tegelikult olen õppinud, et igas päikesemärgis on omad plussid ja miinused ja nad on kõik tegelikult meis endis olemas, kas siis uinunud olekus, sünnikaardi mustris või mingil moel. Ja ma olen selle teema ära täiesti tasakaalustanud, et pigem ma tunnen huvi, kui mingi päikesemärk jääb minu juurde korduma, et mida ma peaksin õppima sealt, mida võiksin mina panustada ja nii edasi, et mul ei ole ühegi päikesemärgiga vastumeelsus selles osas. Küll aga ma näen, et meil on teineteiselt väga palju õppida, ehk siis uinunud olekust äratada, eks ju, üles. Sama on ka klientidega. Et ma olen niisugune hästi paindlik õppija, et kui ma märkan mingit, et mul on mingi sees mingi teema sellega, reageering, siis ma uurin selle kohta. Ma ei hakka selle teisega nagu taidlema, vaid ma tunnen huvi. Ma pigem küsin universumilt, tahan teada. Ja see on siis minu kliendid olnud ja minu eluteekond, kuidas mina teisi näen. Aga mul on ka olnud selliseid kohti, eriti siin valgustöötajana, eriti viimastel aastatel, ei ole ma käinud enam niisuguste konstellatsiooni töötubades, mitte väikestes ega suurtes. Ja seda sellisel lihtsal põhjusel, et minu tundlikkus, minu anded, minu nii-öelda teadlikkus on ülimalt kasvanud, täienenud, rikastunud, avardunud. Ja seda põhjusega, sest elu on mind, sellel ei ole juhuseid, elu on mind üles ehitanud tegelikult lapsest saati selleks. Ma nüüd näen seda. Aga nüüd, kui on intensiivistunud see veevalaja ajastu, siis on veelgi rohkem seda. Ja jääb justkui nagu mulje ja ma tunnen ise, et ma olen piiritu ja võib-olla ka teistele jääb mulje, et ma ei ole päris tavaline. Ma olen teistmoodi natukene. Mu intuitsioon, kuidas ma näen maailmavaadet, kuidas see, tänu sellele ma saan ka teisi aidata. Ja valgustöötajad, ma ei ole ainukene. Kõik valgustöötajad ongi sellised, kes kui astuvad ruumi, siis on tuntav. See ei tähenda, et neil on kehvad piirid. Või et nad tahavad domineerida või nad tahavad olla üle või midagi. Ei, looduses ongi see niimoodi seatud, et üle maailma paigutatakse valgustöötajad erinevatesse ruumidesse, keskkondadesse, seltskondadesse, kus nad peavadki sellisel moel avalduma teiste jaoks. Kas siis läbi oma kõne või lihtsalt kohaloleku või oma loomingu. See ei ole kehvad piirid, see ongi nende tegelikult missioon. See on väljendus kalade ajastult veevalaja ajastule üleminekust. Need ongi valgusmajakad. Valgusmajaka töö on valgustada. Kui ta paneks piirid ette, paneks lambid kustu, mis sellest siis saaks, jääkski nagu pimedus ja teadmatus ju. Ja ühesõnaga väga tihti saadakse valgustöötajatest valesti aru, et neil on kehvad piirid, nad tahavad üle olla või mida iganes, nende energeetika on intensiivne. Aga kui sa oled tervendaja, siis sul ongi intensiivne energeetika, siin ei olegi muud varianti. Kuna nad on natuke nagu tundmatud praegusel veevalaja ajastul, kus
väga suur hulk inimesi ei teagi, mis asi see veevalaaja ajast on või kes see valgustöötaja on, siis üha enam tegelikult selliseid meie sekka aina satub. Ja minu ülesanne on sulle teadvustada seda, et sulle valgustöötajale neile, kes annavad hinnanguid, nad tegelikult ei tea, see on looduse poolt, see on kõrgemate jõudude poolt niimoodi määratud, et valgustöötajad tuleb nagu valgustama läbi. Ja mõnikord nad mõjuvad väljakutsena mõndadele õpetajatele või kellegile, kes on kalade ajastu sellises liidripositsioonis varem olnud. Nad mõjuvad tundmatult ja tundmatus on tihtilugu hirmutav. Aga see ongi see, et ja arvatakse, et ta oleks nagu teatud mõttes nagu mingi vaenlane, et ta tuleb siin minu loodud midagi paljastama. Kusjuures ta ei tee seda valgustöötaja ei tee seda tahtlikult teadlikult, vaid see alateadlikult, üliteadlikult niimoodi on looduse poolt määratud, et see üleminek puhastuks. Nüüd ongi nii, et kahte sorti osad õpetajad reageerivad sellele negatiivselt, osad on selle üle uudishimulikud, sest miks nad negatiivselt tihtilugu reageerivad, minu kogemus on see, ja ma räägin seda selleks, et peatada seda, et teistele valgustöötajatele ei tehtaks sellist kahju, nagu mulle on tehtud, läbi teadmatuse, läbi blokeeringu enesearengule, sest iga õpetaja võiks olla elukestev õpilane samamoodi. Ja iga inimene on saadetud meile, kuid meid midagi trigerdab, siis ta on teatud mõttes meile ka õpetaja. Et me mingist blokeeringust välja kasvaksime, edasi areneksime. Selle taga ei ole pahatahtlikkus, selle taga tegelikult areng. Ja tõde on alati armastus. Ja tihti valgustöötajad ei saa ise aru, et miks nad niimoodi reageerivad, miks nad lähevad järsku niukseks nagu ründavaks või liiga kaitsvaks või nii. Nad arvavad, et nende hirm on see, et nende koht võetakse ära, kuigi see tegelikult ei ole nii. See oli lihtsalt mingi moment seal, kus oli vaja valgustada mingine, nagu mu superviisor ütles, mõnikord õpetajale tulevad kas kliendid või õpilased, kes on neile ka suurimaks õpetajaks mingis valdkonnas ja kui nad selle teema ära õpivad, siis tasakaalustub see. Nendest võib saada niisuguse koostööpartnerid isegi mõnikord. Või nad lähevad lihtsalt lahku oma teed, et sai hingeleping täidetud. Aga nüüd ongi nii, et tihtilugu, kui keegi on väga suures enesetähtsuses blokeeringus või on oma arengus kuskil jäänud kinni, siis ta läheb kaitsesse ja süüdistamisse ja nii edasi. Ja valgustöötajad kahjuks toovad ka inimeste süütunded esile, valgustavad. Mitte nad ei tee seda tahtlikult, teadlikult, vaid nad on lihtsalt niivõrd puhtad, selged peeglid. Värsked, puhtad, selged peeglid enda ümbritsevale. Aga seda mõistetakse valesti. Ja hakatakse projitseerima, aga ei saada aru, et projitseeritakse valgustöötajale siis enda seda, mingit kas süütunnet, mingit teemat, mingit varju, mingit hirmu, mingit emotsiooni, viha, mingit sellist kinni jäänud asja. Ja tegelikult toimub teatud mõttes oleks nagu tervenemise protsess, ainult et valgustöötaja on selle, kui ta tuli seda peegeldama neutraalse peeglina, kusjuures valgustöötaja on maru rahulik sellele hetkel. Reageeringus on see õpetaja, siis tähendab seda, et temal on vaja õppida. Ja ta projitseerib talle, aga ta ei saa sellest aru, et tegelikult, et sina oled see. See on ikka alateadlik ilmsiks toomise protsess nii-öelda, mis on alla surutud olekus olnud ja mis takistab õppetööd. Sest muidu see ei oleks juhtunud nii. Universum saatis, et seal on juba midagi kerinud ja nii edasi. Aga mis tekib, kui õpetaja on pime selles osas, ei taha edasi areneda, ta hakkab karistama vanakooli moodi, kalade ajastu moodi, nagu kunagi oli, hakkab kuidagi mingil moel kiusama või karistama. Kiviaja moodi, eks ju. Ta ei saa aru, et loodus saatis talle tegelikult mingi peegelduse, mida tal on vaja vaadata.
ja kui ta võib iseenesest olla väga hea, oma eriala väga hea õpetaja, aga võib-olla seal on mingi emotsionaalse intelligentsuse teema, tihtilugu valgustöötajad teevad seda ja nad paljastavad mingi trauma või valu õpetajal või teisel inimesel välja, et läbi emotsionaalse intelligentsuse, läbi tasakaalu, et see trauma, et ta ei töötaks edasi trauma või valu pinnalt, sest ta pigem võib teha ka kahju niimoodi teistele. Et iseenesest ta võib olla väga hea nagu õpetaja. Mul on olnud väga paljudes töötubades, kes on väga tuntud õpetajad ja tegijad. Ja mul on isegi tunnistajad seal kohapeal, kuidas nemad on tegelikult isegi saatust püüdnud pöörata niimoodi, et pannud mind surmakohale. Sest see, mis minu kohalolek mis minu kohalolek valgustas neis, oli süütunne. Ma arvan, et oli süütunne ja see oli niivõrd valus vaadata või enda sellist valu kohta vaadata ja sealt, integratsioonitöö oli õpetajatel endal tegemata. Ja siis tuleb valgustöötajat näidata, sinu sisemuses on selline valu veel, trauma, sul on vaja sinna vaadata. Ja siis sul on kergem teistega töötada ja siis sa ei toida enda valu ega ka teiste valu. Ja neid õpetajaid või nii-öelda töötoa läbiviijaid, kes on olnud, ma ei ole sinna enam tagasi, seal olid ka kohapeal inimesed, kes nägid, et rikuti piire. Ja küsisid isegi õpetaja käest, miks sa niimoodi tegid. Nad ei saanud aru, miks ta niimoodi reageeris mulle valgustöötajale, kuigi mina ei läinud pahatahtlikult sinna töötuppa. Ma läksin uudishimust õppima, kogema, tundsin kutset sinna minna. Ma isegi ei teadnud, miks ma just sinna töötuppa pidin minema. Kõrgemate poolt juhatatud, eks ju. Aga ma olen sellest ka õppinud, et milline õpetaja ma siis nagu olla ei taha ja ma olen väga suurt integratsioonitööd teinud eeskätt selle tõttu, sest ma tean, kõik toimub seest väljapoole. Kindlasti nad on ka teinud mingit sisetööd, kuid mingi valupunkti pidi välja tooma, sest me kõik õpime ja õpetame kogu elu, kui me oleme avatud meele ja südamega. Et see ei olnud selline pahatahtlik, aga seda tõlgendati pahatahtlikult ja hakati kätte maksma. Ja kätte püüdi maksta ka koha peal ja ka tagantjärgi energeetiliselt. Ja seda ka õpilased küsisid, need, kes nägid selgelt neutraalselt, et siin oli ebavõrdlus, et õpetaja reageering oli äärmuslik, selle asemel, et olla leppimises, aktsepteerimises, vastuvõtmises, nagu superviisor ütles targasti, et osad õpilased või kliendid, osad provotseerivad küll tahtlikult, teadlikult, aga tavaliselt valgustöötajad, need on draamaotsijad, aga valgustöötajad seda ei tee. Nad on lihtsalt kohal, nad on liiga autentsed mõne jaoks, ehk siis väga enda protsessis, endaga ausad, teistega ausad, et saada parim võimalik, kõige ausam tulemus. Ja nad on tõeliselt nemad ise ja nad ei allu kellegile ja nad ei püüa kellegi üle domineerida. See on valgustöötajast. Selline neutraalsus tekitabki sellise puhta, värske, selge peegli efekti, mis on natuke tundmatu ja mis võib mõndasid ärritada, kui sealt peeglist vaatab midagi, mis peegeldab nende kohta, mis on nende valupunkt, millega, ja siis aktiveerub neil see valupunkt või valukeha ja nad hakkavad seda projetseerima valgustöötajale. Aga valgustöötaja tuli sulle näitama, et sinu sees on see, sul on vaja ka minna superviisori juurde ja vaadata seda teemat. Ja see ongi see, et mitmes töötoas on niimoodi olnud ja võib ju mõelda, et minus on midagi, kuid tegelikult minus on ainult see, et ma olen tänapäeva veevale ajastu valgustöötaja. Ja kui kliendid tulevad minu juurde, sellist asja kunagi ei ole olnud. Ja sellepärast ma lõpetasingi töötubades käimise, sest väga paljud
õpetajad ei olegi integratsioonitööd teinud, ei olegi valmis vaatama ka oma valule otsa või traumadele otsa. Mõnikord, kui seda ilma sõnadettagi peegeldatakse, lihtsalt autentsuses. See ei olnud kindlasti mu eesmärk. Minu eesmärk, kui ma töötubades käisin, oli tundma õppida iseennast. Ja nendes töödes teistega, mitte õpetajaga, aga teistega töötades, seal oli küll hea koostöö. Teistega töötades oli hea koostöö. Ainult, et õpetaja reageeris. Sest minu valgus, pean tõdema, või minu energia on väga intensiivne ja tugev ja seda ei saa kinni keerata. Just nagu valgusmajakad, sa ei saa kinni keerata. Ja see ei tähenda, et mul on nõrgad piirid või ma ei oska piiri tunda või ei, see on sellepärast nii, et ma olen autentne valgustöötaja. Ja see ongi niimoodi määratud, et ma selline olen, nagu ma olen. Sest kui ma hoiaksin kõik sahtlis kinni lukus, ei räägiks, ei jagaks, ei käiks, ei teeks, on ju, siis keegi teine niikuinii teeb. Ja valgus või see veevalaja ajastul aina rohkem selliseid valgustöötajaid, kes ilma punnitamatagi lihtsalt liiguvad ringi ja vibratsioon kas tõuseb või läheb vooluga kaasa ehk leppimise, aktsepteerimise, mõista püüdmise läbi, vabaneb ja tekib edasi liikumine areng või tekib reaktsioon, leinaprotsessi teises etapis kinni olemine. Nii lihtne ongi. Leinaprotsesside töö on see. Kui tekib reageering, vastupunnimine, vastutöötamine, vastandumine, kättemaks, siis see on kõik leinaprotsessi, veel eitamine, elu eitamine, asjade eitamine, iseenda eitamine terviklikuna, teises etapis kinni olemine. Aga seal viimased etapid on ikkagi vajalik, on aktsepteerimine ja varem või hiljem seda saadakse aru, aga minu ülesanne on see, et parem on ennetavalt seda teada. Et kaitsta ka teisi valgustöötajaid, et mina olen keskmisest teadlikum, aga mõned valgustöötajad ei saa aru, mis toimub ja nemad võivad mõelda, et mina olen valem, mul on mingid piiride teema. Ei, nemad peavadki ülevoolavalt kiirgama seda, mis nad on, sest muidu ei toimu arengut. Valgustöötajate eesmärk ongi arengusse viia ühiskond, et kalada ajastu viimased mustrid, mis on takerdunud, kinni jäänud ja mis ei teeni enam mitte kedagi, saaksid alkeemiliselt ümber transformeeritud edasiliikumiseks, aktsepteerimiseks, et saab ka teisiti, ehk trauma ümbertöötlemine emotsionaalseks intelligentsuseks. See on, mis on valgustöötajate tegelikult eesmärk ja see on armastus. Ja et see oleks ennetav kaitse ka teistele, kes töötubades praegu käivad, aga ei saa aru, miks on nii. Mis on mingi kamm on. Seda neil, kellel on väga tugev tervendaja energia, intensiivne tervendaja energia. Asi ei ole, et sinus on midagi vale. Loodus ongi sind niimoodi loonud ja väga paljud ei saa sellega hakkama, kes on jäänud ise kinni. Me oleme kõigile mingil moel õpetajad ja õpilased. Ja seal on omamoodi võlu ja tasakaal ja inimlikkus. Aga kui me oleme liigses enesetähtsuses ja ma olen juba tervik, tähendab, me niikuinii oleme kõik tervikud, aga ma olen juba, ma tean kõike juba. Ja et mul ei ole enam mitte midagi siin õppida siin taeva all, siis tegelikult me loome endale ise takistusi ja see on mu mõte. Ja mida ma taotlen on see, et kõik, kes mulle liiga tegid, mulle kui valgustöötajale liiga tegid sellepärast, et ma olin mina ise ja neile, kes on peale või enne mind käinud ja ma taotlen, et rohkem seda märkavad ka kaasteelised seal ruumis või toetavad valgustöötajad sellest, räägivad selle välja, et see ei olnud okei ja nii edasi. Kaitsevad, toetavad ja et rohkem ka õpetajad mõistaksid, et nemad on ka elukestvad õpilased ja olla paindlikum ja saada aru, et see on nende leinaprotsess, nemad on kuskil kinni jäänud arengus. Tänapäeva maailm vajab, et me oleksime rohkem paindlikumad, uudishimulikumad, inimlikumad
õpetajad ja õpilased. Ja ma taotlen ka kõik see kahju, mis on minule tehtud ja minu lastele või minu varale tehtud. Ma taotlen, et see tuleks mitmekordselt tagasi külluses, et tekiks tasakaal. Sest see kättemaks oli liiast ja see ei olnud vajalik, kuna ma isegi ei saanud, kuidas öelda, valgustöötajad ei saa aru, milles on asi, sellepärast et nemad tegid nagu loodus on neid loonud. Nemad ei rikkunud tasakaalu. Nemad tegid oma tööd, oma missiooni. Ja ma tahan sulle valgustöötajale ka öelda, et kui sa taju see ära, tea, et see on võib-olla harjumatu ka sulle, aga sa oled loodud selleks. Sa oled välja valitu. Sa oled välja valitu ja sa oled suure kaitse all tegelikult. Ja see sõnum, mis minul tahab sinule tulla, on sinu kaitseks samamoodi. Ja juba energeetiliselt isegi. Edaspidiseks minevikus, aga edaspidise suhtes. Kõik, keda ma siin vihjasin või viitasin, võivad ennast ära tunda. Ma tunnen, et nad tunnevad juba kahetsust, et nad niimoodi on teinud. Sest peale seda valgustöötajatega on ka selline lugu, et kui nemad midagi on, või nendega keegi trigerdab, siis nad on olnud tavaliselt viimane õlekõrs, et see inimene mõistaks seda looduse poolt saadetuna. Ja kui nad ei mõista ja see valgustöötaja lahkub, siis tuleb uus sarnane olukord kellegi teisega. Ja aina see kasvab lumepalli efektina selles elus ja ka järgmistes. Sest valgustöötajad isegi ei saa aru, miks nad peavad siin selle inimesega kokku puutuma, et talle peegeldada. Tegelikult sellel inimesel on kõik tööriistad olemas, tal on kordusmustrid, et keegi neile mingit valupunkti või traumat peegeldavad, aga nad ei tegele sellega, nad eiravad seda, nad eitavad seda, nad on tähtsust täis, nad teavad kõike. Ego ei luba areneda ja neil on vaja nagu teatud mõttes nagu ego surma, et hinge õppetund saaks avalduda või hing saaks kasvada. See on selline spirituaalne ärkamine on vajalik. Ja väga paljudel see toimub, see ei ole midagi uut, aga selline asi on, et tänapäeva ühiskonnas keegi karistab kedagi, kui keegi räägib tõde või on tema ise, ei püüa meeldida, et saada selle eest karistada, see kuulub kiviaega. Ja ma taotlen, et rohkem märgatakse seda, et mis ma ütlesin, et mis tegelikult õiglane ja õige on. Sest veeblaajastus niikuinii need asjad hakkavad selginema selles suunas. Ja mida varem me seda mõistame ja vaatame enda sisse ja saame aru, et me oleme ise takistanud iseennast, et läbida need leinaprotsessid. Minu raamat Uno Pukkefeles on suurepärane leinaprotsessi etappide läbimise raamat ja rohkemgi veel. Nii et sa saad tegelikult vaikselt oma ette koduse teraapiana vaadata, kas sina oled ka kuskile leinaprotsessi kinni jäänud, et see takistab sind, sinu tööd ja lähisuhted teistega. Mina tänan sind ja olge hoitud, olge kaitstud. Valgustöötajate töö ei ole kerge, see on intensiivne, sellepärast et nad on erilisemad, nad on advanced, nad on oma ajast ees ja nad on oma ajast ees põhjusega ja neil ei ole midagi viga ega häda. Seda on nad ainult siis läbi nende inimeste pilgu, kellel on kasulik, et valgustöötajad oleksid täpselt nagu nemad, et ei areneks ja nii. Aga see ei ole võimalik. Veeblaajastult see enam ei ole võimalik. Nii et olge hoitud, olge kaitstud, kui sul on mingi teema, sellega tule isegi vestlusele, et saaks selle tasakaalustatud. Et see on kindlasti intensiivne, see ongi tegelikult kalade ajastu ja veevala ja ajastu selline ülemineku niisugused ebamäärasused või ebaselgused ja need on tihtilugu sellised äärmuslikud, sest üks on armastus, teine on hirm. Veevala ajast on armastus, tõde, usaldus, inimlikkus, kalade ajastus on hirm kõige ees, ka oma kõike kaotada või mida iganes, et ma ei ole tähtis ja nii edasi. Et aga need teemad, ma loodan, et tõi natukene selgust juurde igal ühel.
ka neil, kes ei ole õpilased ja õpetajad, kuigi me oleme kõik tegelikult siin elus. Ka lapsevanemluses ja ka partnerluses seda. Või töökaaslasena. Kõik me kuidagimoodi kasvatame teineteist, kas teadlikult või alateadlikult, kuid nii see on hingedena loodud. Ole hoitud.